Tere, armsad! Kosmiline neljapäev. Räägime kosmilistest teemadest, maavälisest elust ja tähehingedest. Esmalt ma tahtsin teid tänada, sest peale seda esimest videot, mis ma postitasin eelmine nädal, ma sain nii palju toetavat tagasisidet teie käest ja enda suureks üllatuseks on teid väga palju tegelikult, kes huvituvad sellest teemast ja tahaksid rohkem teada ja tunnevad seost, aga ei oska seda kuidagi siis enda jaoks seletada või vastu võtta. See on kõik okei. See ongi selline teema, millest avalikult ei räägita, pigem naeruvääristatakse ja siis tekibki enda sisse segaduse tunne. Aga sellest on võimalik läbi minna. Teil tekkisid ka küsimused seoses selle teemaga ja ma siin üritan teie küsimustele ka vastata. Üks küsimus, mis minuni jõudis, ei ole otseselt seotud nüüd maavälise eluga, kaudselt võib-olla on, aga kuna see küsimus jõudis minu selle kosmilise neljapäeva video alla, siis ma sellega teemaks võtan. Ja küsimus kõlas siis selle tehisintellekti kohta. Et ma täpselt selle küsimuse sõnastust ei mäleta, ma unustasin üle vaadata. Aga põhimõtteliselt, kas see on hea või halb ja kuidas sellesse suhtuda ja kas see on meie hukatus või mitte. Ütleme nii, et kas revolver, püstol ise on meie hukatus? Kas nuga on meie hukatus? Kas tuli on meie hukatus? Tegelikult ju väga palju sõltub sellest, kuidas seda kasutada ja sama on ka tehisintellektiga. Artificial intelligent ehk siis intelligentsus, millel ei ole hinge essentsi. Meie inimesed, valdav enamus inimesi, oleme intelligentsus, kellel on hinge essents. Tehisintellektil hinge essentsi ei ole. See on meie põhiline vahe. Kuidas seda enda jaoks kasutada? Selle jaoks peab olema ise tark. Ja me ei saa anda liiga palju võimu AI kätte. Me peame ikkagi ise aru saama, et meie oleme need loojad. Meie oleme need, kellest sõltub tegelikult elurütm ja sõltub ka see, palju võimu me anname sellele tehisarule. Lühidalt räägin sellest, mis juhtus Atlantises. Miks hävines Atlantis? Oli see, et tekkis tasakaalutus, ütleme nii, et ka hinge essentsi ja tehisaru vahel. Ja tolleaegsed inimesed andsid liiga palju võimu, kuidas ma ütlen, teadusele ja eraldusid looduslähedusest ja oma hingerütmist. Ehk siis see on see koht, mille äärel me ka meie kõigume. Ja ma ei ütle, et meie tulevik oleks nii traagiline, aga see on mõttekoht. Mina näen, et meie tulevik ikkagi on kuldajastu, aga see tehisintellekt on mõttekoht, kui palju ta määrab sinu elu või siis kui palju ta juhib sinu elu või kui palju ta töötab sinu kasuks. Et siin on need kaks erinevust, et me ei tohi ära unustada enda ühendust maailmaga, enda ühendust kosmilise päritoluga ja me ei saa anda seda juhtpositsiooni välja mõeldud tehisarule, mis viib meid tegelikult lõpuks hukatusse, sest kui me anname täpselt samamoodi külmavereliselt selle võimu
relvadele, tulele, muutub see hukatuslikuks, aga tuli võib olla ka meile ju soojendav, ilma tuleta me külma talve üle ei ela. Tuli soojendab meie toitu, küpsetab meie toidu valmis, aga võib põletada ka terved linnad maha. Ja terved metsad, eks ole, et AI-ga on täpselt seesama teema, et kui palju sa lased kontrollida. Kui palju sa oled ise teadlik, kui palju sa oled ise kohal selles teemas. Tekkis teil veel selline küsimus, et kui me nüüd räägime siin oma tähepere, oma hingepere ja nendest galaktilistest ühendustest, et kas on võimalik ka läbi unenägude nendega kohtuda, nendega ühenduda ja käia siis ka nendel erinevatel tasanditel. Absoluutselt jaa. Üsna tihti tähehinged käivadki magamisajal oma missioonidel, oma hingepere juures ja oma koduplaneetidel, aga me lihtsalt ei mäleta seda. Mõni mäletab, mõni ei mäleta. Minul on väga üksikutel kordadel öösiti unenägudes juhtunud see, kus ma olen käinud ja kohtunud, aga üldiselt ma ei mäleta. Mul on see teadmine, et ma käin missioonil. Väga paljudel tähehingedel on ka veel eraldi missioon, mitte ainult siin planeet Maal, vaid ka planeedi väliselt. Ja magamise ajal nad käivad oma seda missiooni täitmas teistel planeetidel või siis galaktikas. Magades toimub meil ka tegelikult väga palju muid protsesse. Miks? Sest siis on keha lõõgastunud ja saab sinu energiakeha hakata tööle. Oma kontaktseanssidel, kui ma energiatööd teen, siis see energia, mida ma edastan, selle eesmärk on inimest siis lõõgastada ja viia siis sellise unelaadsesse seisu, et sinu sees toimuvad protsessid saaksid sügavamalt toimuda ja tõhusamalt toimuda. Ja see ongi hästi-hästi oluline. Miks öeldakse, et me magades terveneme? Ongi sellepärast, et me oleme siis nii-öelda nagu välja lülitunud ja keha saab oma protsessidega tööle hakata. Et teinekord, kui selliste energiatööde ajal sa jääd väga sügavalt magama, siis võid juba eeldada ka, et tegelikult siis toimus energiatasandil sinus väga sügav protsess. Aga see ei tähenda, kui sa magama ei jäänud, ei tähenda, et seal midagi sügavat ei toimunud. Võis küll toimuda, lihtsalt meie kehad kannavad erinevalt ja teinekord lülitab keha ennast välja, et see protsess saaks paremini toimuda, sest võib-olla sa sellel hetkel ei ole kehaliselt valmis seda veel vastu võtma. Peab toimuma ennem energeetiliselt tasandil ja siis jõuab kehalisse tasandisse. Nii toimus minuga ka eile, kui ma hakkasin endaga energiaseanssi tegema ja nii kui ma kanali avasin, knockout 20 minutit hiljem, tuli selline sügav hingetõmm, ma tegin silmad lahti, ma ütlesin, ohoh, mis juhtus, mis toimus, ma ei mäleta mitte midagi. Küsisin kõrgematelt, küsisin kaartidelt ja sain aru, et protsess tegelikult oli nii sügav, et mind oli vaja välja lülitada. Ja lihtsalt usaldasin seda protsessi. Ja üks põhiline küsimus, mida te minu käest küsisite, on see, et kuidas ühenduda oma hingeperega? Mida teha? Ja tegelikult nii mõnigi teist andis teada, et justkui nagu olete jõudnud sellele piirile, aga siis tekib hirm ja astute tagasi. Tegelikult see, et sa endale juba teadvustad, et sul tekib hirm, on juba samm edasi. Sa saad aru, kus on sinu takistus ja sa saad aru, mis sind tagasi hoiab. Ja see ongi see koht, kus lasta oma mõistusel vaibuda ja minna usaldusse. Mida ma alati soovitan, kui sa hakkad kontakti looma läbi meditatsiooni, läbi rännakute, mis iganes, või sa enne und
loed endale taotluse, et sa soovid kohtuda oma hingeperega, siis ma alati soovitan kohtuda, jah, hingepere, teine asi on see, et minu enda hinge aspekt. Sest kui me kehastume, me ei kehastu alati tervikuna ühte kehastusse. Meie hing võib olla jaotunud väga mitmes erinevas süsteemis paralleelselt. Üks osa sinu hingest võib olla praegu plejaadial, teine osa hingest võib olla lüüral, kolmas osa hingest võib olla sisemaala kartas, neljas osa hingest on siin, eks ole, et meie hing lihtsalt on niivõrd suur ja niivõrd potentsiaalikas, et ta suudab kehastuda erinevatel tasanditel, paralleelreaalsustel. Ja sellepärast ma alatigi soovitan ühenduda oma hinge aspektiga, et su hing saaks tulla tervikuks ja leida nii-öelda need oma osad ülesse. Ja kui sa tunned, et see hinge aspekt kuskil on, sa juba saad aru, et ma olen kuskilt mujalt või sul on endal praeguses neid mälestusi, eks ole, need võivad olla sinu hinge aspekti mälestused või siis need võivad olla sinu selle kehastuse eelnevate kehastuse mälestused. Et me ei kehastu lineaarselt, eks ole. See on natukene selline ämblikuvõrk ja võib-olla segane esialgu aru saada. Aga ma räägin, see on väga suur ja lai tegelikult, kuidas me oleme siia jõudnud. Ja mis ma tahtsin öelda? Mitte lihtsalt abstraktselt tahan ühenduda Andromedaga, Arcturiaga, mis iganes. Soovin ühenduda oma hinge aspektiga, sest esiteks sul on õigus ühenduda oma hinge aspektiga, sul on tegelikult kõik eeldused olemas, et temaga ühenduda. Ja punkt 3, tõenäosus, et sa satud valesse kohta on väga väike. Nii palju, kui on galaktilisi rasse, on seal ka erinevate iseloomudega olendeid, nii nagu inimeste seaski. On neid, kes on head, on need, kes on halvad. Ja kui ma räägin siin erinevatest maavälistest rassidest, kes meid aitavad assisteerida ülestõusul ja on väga sellised suured sõbrad meile, siis samal ajal nende rassikaaslased või nende liigikaaslased võivad meile tegelikult tahta ka halba. Ja sellepärast tasub alati olla ettevaatlik ja tõenäoliselt sellepärast sul on ka hirm tekkinud, sest su võib-olla hingemälus on mingi varasem kogemus, negatiivne kogemus just taolise sündmusega seoses. Ja see ei tähenda, et sa peaksidki kartma jääma ja mitte seda sammu edasi astuma, vaid see tähendab seda, et ole teadlik, kellega sa kontakti lood. Küsitle, tunneta energiat, kui sulle vähegi tundub, et siin on midagi imelikku, katkesta ühendus, palu lahkuda ja ütle, et ta ei ole sinu ruumi teretulnud. Sest tegelikult kui me siin jätame kõrvale väga negatiivsed olendid, siis olendid, kes vähegi austavad vabat tahet ja universumi seadusi, ei saa astuda sinu korraldusest üle, kui sa ütled, et see on minu ruum ja siia võõraid energiaid ma ei luba. Kui see sinu korraldus tuleb väga konkreetselt ja väga enesekindlalt, mitte ülbitsevalt, vaid enesekindlalt ja konkreetselt, siis tegelikult ei tohiks sellest ka mitte keegi üle astuda. Samamoodi ka sina. Ei tohi kellegi ruumi tungida, kui sind ei ole sinna kutsutud, oodatud või kui sul palutakse lahkuda, siis sa lahkud. Seega, kuidas selle ühenduseni jõuda? Ma ütlen sulle ausalt, ei ole kuldvalemit, aga see käib läbi sinu südame. Läbi teatud valmisoleku. Seda ühendust ei saa suruda, aga sa saad hakata looma sellele eeldust, et sa oled valmis oma hingeperega ja oma iseenda aspektidega ühendust looma. Ära anna alla, kui esimesed meditatsioonid sulle tulemust ei too.
Katseta, sa õpid iseennast tundma, sa õpid neid energiaid tundma, sa õpid neid ühendusi tundma, looma ja ka katkestama. Mul on väga raske teile seda õpetust väga mustvalgelt edastada, sest see toimub igalühel erinevat moodi. Miks? Sest me tajume igaüks erinevaid moodi, me tõlgendame igaüks erinevat moodi seda, mis meiega toimub. Ja meie spirituaalne tiim annab meile erinevat moodi suuniseid, juhiseid ja märke. Mis aitab kõige paremini, on see, et sa, nagu ma ütlesin, sa teed läbi iseenda südame ja läbi iseenda tulemise. Mida rohkem sa oled iseenda energias kohal, seda kergem sul on seda ühendust luua. Väga tihti minnakse kehast välja rännakutele, see on ka äge, seda võib ka proovida. See annab ka tulemusi. Aga see on libe tee, seal võib tekkida soov mitte tagasi tulla. Ja mina alati ütlen läbi iseenda, läbi kohalolu, läbi ankurdamise, läbi maanduse, läbi iseenda kanalite, läbi iseenda südame. Sa leiad oma hinge aspektid ülesse. Kui sinus on juba see tunne, kutse, soov neid üles leida, siis usu mind, see üks hetk toimub, kui sa ei anna alla. Kuidas mina oma esimese aspektiga kohtusin, ma ei olnud siis veel üldse valmis maavälist elu vastu võtma. Ma aimasin, et ma olen täheseeme, ma ei eitanud seda teemat, ma olin väga avatud sellele, aga ma nagu mõtlesin, et minuga ei saa see juhtuda või et see ei saa niimoodi lahti rulluda. Ja ma hakkasin lihtsalt ühendust looma oma hingegiidiga. Ja ühes meditatsioonis siis ma kohtusin temaga väga selgelt. Noor meesterahvas, nägi välja nagu ingel, blondid, siuksed kollakad juuksed, valge rüü, selline klassikaline ingel, eks ole. Ja üha enam ma tutvusin temaga, sain teada tema nime. Ja ta jäigi väga tihti minu kõrvale ja tema oli ka see, kes aitas mul tarokaarte õppida, tarokaarte lugeda. Ja ma hakkasin tema kohta siis rohkem uurima, kust ta pärit on ja kes ta on. Ja sealt ma jõudsingi välja sinna, et tegemist on veenuslasega. Muidugi mind selle uurimisel aitas kunagine tuttav. Siis me ühisel vaatlusel saimegi aru, et tegemist on veenuslasega, kes on minu enda hinge aspekt ning kes tegelikult töötab Galaktilise Föderatsiooni laeval. Ja sealt saigi kõik alguse. Minu galaktiline rännak siis nii-öelda läbi tema. Et jah, ka nii mõnigi teist on mulle kirjutanud ja küsinud, et mis värk on, ma tunnen ennast teistmoodi. Ma tunnen, et see siin ei ole minu kodu, mu kodu on kuskil mujal, ma tahan koju minna. Ja ma olen suuniseid mõnelegi andnud ja energiaväljast välja lugenud, millist tähekonstellatsiooni või millist süsteemi võiksid lähemalt hakata uurima. Et energiaväljast on see nähtav, milline see, kuidas ma ütlen, tähesüsteem siis on sinus domineeriv. Ja nagu ma eelmises videos ütlesin, et seda ei ole kunagi ainult üks. Väga harvadel juhtudel. Aga mingitel ajahetkedel võib see meil nagu see dominatsioon vahetuda, et mõni ajahetk sa tunned, et okei, praegu on minust tugevamalt arctuurlaste energiat, siis läheb periood mööda, on tugevamalt lüüra energiat ja nii edasi. Et see oleneb ka meie arenguetappidest, mis meil parasjagu päevakorral on ja kes siis nii-öelda eetrisse parasjagu astub, et meid toetada. Ja samal ajal, keda me ka eetrisse lubame.
et meie hingepere töötab väga usinasti meie kasuks ja tegelikult ka meie ise töötame oma hingepere kasuks. Me võib-olla ei saa aru, mis meil siin panustada on. Aga see, et meie siin planeedil Maa oleme toimetamas ja kogemas ja oma emotsioone elamas, tunnetamas, protsessimas, see tegelikult aitab neil jõuda ka edasi. Et nii palju, kui nemad on meid assisteerimas siin ülestõusul, siis see, et meie võtame ülestõusu vastu, võtame vastu enesesse ärkamisse, enese südamesse ärkamise, see aitab ka neil tõusta. Et see on tegelikult ring, katkematu ring, millega me üksteist toidame ja aitame. Aga tahtsin tegelikult rääkida ka ühest konkreetsest galaktilisest rassist täna. Ja ma arvan, et ma iga nädal puudutangi erinevat rassi ja täna tahtsin teemaks võtta lüüra. Lüüra on mul ka siin selle maali peal, mis ma ükspäev maalisin. Maal on mul natukene veel lõpetamata, viimistlemata, aga see selleks. Kuidas mina näen lüürat? Ma ka eelmises videos vist mainisin teile, et üsna avatarilik. Ja lüüraga seostuvad mulle värvid selline sügav sinine ja sügav lilla. Selline nagu maagiline lilla ja maagiline sinine. Ja alati ta seostub mulle kuidagi ööga. Ma ei tea, miks. Aga võib-olla see nii palju või nii vähe, kui ma olen lüürale ennast viinud, siis see on kuidagi olnud alati öösel. Ja kuidagi see õise salapäraga mulle see lüüraga seostub. Lüüra on tähekonstellatsioon. Kui ma ei eksi, siis seal tähekonstellatsioonis on, äkki oli 6 tähte. Ma võin nüüd natukene puusse panna. 6 tähte minu meelest oli. Ja kõige eredam täht lüüra konstellatsioonis on Vega. Uurisin, et Vega on meie põhjataevas, põhjamaises taevas ereduselt teine kõige eredam täht, number 1 täht on Sirius ja mõningatel andmetel 3. kohale jääb siis Alpha Centauri, millest ma ka kunagi teile räägin. Siriusest ka kindlasti kunagi räägin. Aga täna on teemaks lüüra. Ja nagu võib-olla mõnigi teist teab, kes on neid galaktilisi teemasid uurinud, et lüürasõjad on, sellest räägitakse päris palju ja on tegelikult ka põhjus, miks lüüralased planeedile Maa jõudsid. Lüüra oma olemuselt on, või tähendab sageduselt, siis ütleme võib-olla niimoodi, üsna sarnane oli, ütleme nii, et meile, mitte meie 3. sagedusele, vaid meie potentsiaalile, mis on meie 5. dimensioon. Ja lüüra on meie universumi seeme. See on seal, või tähendab paljud esoteerikud ja tunnetajad ja ka kaasa arvatud mina oleme arvamusel, et lüüra on see, kust kõik alguse sai, kus kõik galaktilised rassid on alguse saanud, kust sai Lemuria ja Atlantis ka alguse. Kui mitte alguse, aga väga tugev nii-öelda nende seeme on nendes rassides. Ja lüüra oli siis 5. kuni 7. dimensionaalne on ka praegu. Aga ma räägin siis endisest lüürast. 5. kuni 7. dimensionaalne tähekonstellatsioon. Seal elavad kassilaadsed olendid, nii et kui sul on ühendus kassidega, sa tunned väga sellist sügavat kutset kasside poole või sa tunned, et sinus on midagi kassilikku, siis võib-olla sinus on ühendust ka lüüraga. Et lüüral elavad kasslased, kes kõnnivad 2 jala peal ja need
endised lüüralased siis oma kehaehituselt, nad on üsna jässakad, üsna sellised nagu 2 jalga maa peal, isegi sellised need naispoole esindajad, nad ei olnud väga siukesed saledad, nad pigem kõik olid sellised jässakad ja tugeva kehaehitusega, aga samal ajal väga nõtke liikumisega, väga väleda liikumisega, väga atleetlikud. Ja neile oli omane eksisteerida sellises harmoonias, üksmeeles ja väga sügavas ühenduses üksteisega. Nagu ka nimi ütleb, lüüra, siis nende keskseks selliseks väärtuseks oli heli, helitervendused, heliga nad ehitavad heli abil. Kindlasti sa oled ka kuulnud, et püramiidid, mis on meil Egiptuses, on ehitatud heli abil. Teooriad on igasuguseid selle kohta, mina usun, et need püramiidid on ehitatud heli abil, sest heli tekitab vibratsiooni ja vibratsiooniga on võimalik teha mida iganes. Ja nende kesksel kohal ongi siis erinevad helid, helide tekitamine, heliga tervendamine, mitte ainult heliga tervendamine, vaid üleüldse nende selline loomulik anne või see kutsumus on tervendada. Ja kui sa oled minu seanssidel käinud või tahad kunagi tulla, siis see tervendus, mida mina läbi toon lisaks Reiki kanalile, siis see kanal, mida ma kasutan, on ka lüüra kanal. Ja see avanes mulle täiesti spontaanselt läbi minu lüüra isa, kes pärandas mulle selle edasi ja olen saanud temalt tänaseks päevaks 2 pühitsust. Alles paar päeva tagasi edastas ta mulle teise pühitsuse, kus ta tugevdas minu kanalit ja ma ei saa öelda, kas tema tõi või minul õnnestus siis avada endas ka uued tervendaja koodid. Nii et kui sa tahad midagi sellist galaktilist kogeda, siis oled oodatud minu seansile. Aga see selleks. Lüüralased oma olemuselt on ka väga sellised võitlejad. Nad nagu ei jäta asju niisama, mitte vimma ega kättemaksu mõttes, vaid selle mõttes, et asjast ju peab asja saama. Nad ei anna alla. Asjast peab asja saama. Nad on hästi sellised ambitsioonikad, sihikindlad, kui nad on pähe võtnud, viivad lõpuni. Ja kui sa tunned, et sinus on mingisugused taolised omadused, siis võid sinna ühenduse poole vaadata. Mis on lüüralastel veel? Kuigi nad on väga sellised sihikindlad, on nad oma loomult pehmed. Ja nad ei ole nagu tankid, mis sõidavad üle, et oma tahtmist saada, vaid nad nagu kuidagi pehmelt liikuvad ja läbi üksmeele ja läbi koosluse ja läbi kokkuhoiu, hingelise sellise kokkukuuluvuse, mitte kokkuhoiu, kokkukuuluvuse, siis nad tegutsevad, nad liiguvad, nad usuvad headust. Ja tegelikult see on ka osaliselt see, mis nende planeedile hukutavaks sai, sest nende sageduses ei eksisteerinud selliseid mõisteid nagu valetamine, petmine, kahjustamine või kuidagi sellised nagu nad ei teadnud, mis tähendab sõda. Nad ei teadnud, mis tähendab üksteisele halva tegemine. Nende sageduses seda ei eksisteerinud. Ja mis siis nendega juhtus, on see, et lüüra tähe konstellatsioonis on selline asi nagu Nebula kogu või Nebula silm, kuidas seda iganes nimetada. Ja väidetavalt läbi selle portaali või kuidagi läbi selle
selle Nebula kogu õnnestus tulla reptiilidel ja draakodel. Draakod, mitte draakonid. Draakonid on oma olemuselt sõbralikud pigem. Draakod on need, kelle eest tasub hoiduda. Reptiilid samamoodi. Aga kuna ma ütlesin, et iga rassi seas on nii häid kui halbu, siis tegelikult reptiilide seas samamoodi on neid, kes on tulnud nii-öelda heade poole üle, aga valdav enamus reptiilid ikkagi on need, kellest tasub eemale hoida. Ja kuna teadaolevalt reptiilidel oma koduplaneeti ei ole, nad rändavad planeedilt planeedile, imevad selle eluenergiast tühjaks, kasutavad ära kõik ressursid ja siis liiguvad edasi. Ja läbi selle Nebula kogu jõudsid nad Lüüra konstellatsioonile ja lüüralased võtsid nad väga lahkelt vastu. Reptiilid tulid, tegid sõbralikku nägu, ütlesid, et nemad tahavad planeediga tutvuda, nemad tahavad teada, mis siin leidub. Nad küsisid isegi, kas nad võivad teatud ressursse kasutada ja vastutasuks nad annavad neile palju arenenumat tehnoloogiat, kui lüüralastel tol ajal oli. Nad lubasid anda relvi, nad lubasid nii-öelda siis nagu omalt poolt midagi vastu anda, kui nemad lubavad mingisugusel teatud määral kasutada oma planeedi ressursse. Paha aimamata lüüralased seda lubasid. Ja tulemuseks oli see, et ei saanud lüüralased vastu mitte midagi. Ainus, mis nad said, oli see, et nende planeedid, siis see tähekonstellatsioonid hävitati, muudeti eluks kõlbmatuks. Lüüralased osad siis orjastati, osad põgenesid planeedile Maa, kes siis asutasid või aitasid asutada ka Lemuria ja Atlantise. Lüüralased valdavalt põgenesid siis, nagu ma ütlesin, Andromedale, Kassiopeiale, Pleiadiasse ja Arcturiasse. Kindlasti on seal veel neid konstellatsioone, kuhu nad liikusid, aga need on need põhilised. Ja arvatakse siis, et tänapäeva need rassi esindajad, mis ma siin ette lugesin, ei ole ka enam algselt puhtalt andromedalased, puhtalt arcturlased, vaid nad on juba segunenud ka lüüralastega. Kindlasti seal on ka neid puhtaid variante, aga neil juba selline omavaheline segunemine on toimunud. Ja paraku, nagu ma ütlesin, sellest lüüra põhilistest planeetidest järgi ei jäänud mitte midagi. Need muudeti eluks kõlbmatuks. Ja lüüralased, kes siis on kehastunud nüüd siia maale, ka nemad kannavad hinges seda katastroofi mälestust või seda katastroofi hirmu ja seda kurvastust, et ei ole lihtsalt koduigatsus, vaid on see teadmine, et mu kodu ei ole enam. Mul on mälestused sellest, kus ma nägin hävingut. Ja ühesõnaga ma kandsin seda katastroofi hirmu endas ka tegelikult päris pikalt. Ma eitasin seda hästi pikalt. Ja väga paljud tunnetajad ja esoteerikud, kellel ma lasin ennast lugeda, nad kõik ütlesid, et ma kannan mingisugust seda nii sügavat seda kurbust endaga kaasas ja mina ei saanud aru, millest nad räägivad, kuniks ma jõudsingi oma rännakutega sellesse hetkesse, kus ma kogesin siis seda oma kodust ilma jäämist ja põgenemist. Ja ma arvan, et nii mõnigi võib ära tunda praegu endas selle hirmu, et selle katastroofi hirmu, et millel ei ole praeguse elu tõlgendust nii-öelda. Et kui meil on mingid hirmud, siis see hirm peab ju olema kuskilt tekkinud ja meil on sellega siis ka mingisugune teadlik või alateadlik mälestus on ju. Aga kui me oleme tähehinged, siis meie hirmud võivad pärineda hoopis kuskilt mujalt, mitte siinsest elust. Ka tavainimestel muidugi eelmistest eludest.
Ja see teadmine, et kui mul hakkab hästi minema, siis see lõpeb hukatusega. Et see lihtsalt ei lähe halvasti, vaid see lõpeb konkreetselt hukatuse ja katastroofiga. Et vot selline hirm minus tihti oli. Ja selle juur on seal lüüral. Vot. Ja lüüralased siis põgenesid, kes kuhu sai. Kas ma Vegat mainisin? Ma ei mäleta. Vega on siis see täht lüüra konstellatsioonis, mis jäi tegelikult sõdadest nii palju puutumata, et sellel säilis elukõlbulisus. Ja lüüralased siis asutasid suures plaanis selle Vega ja veegalasel elavadki siis nii-öelda need lüüraveegalased ja Vega aviaanid. Vega aviaanid on linnulaadsed. Aviaanid on linnulaadsed olendid, kes pärinevad tegelikult teisest universumist, mitte üldse meie universumist. Nad on siia tulnud, ma ei tea, mis põhjusel. Nad on tulnud Vegale ja on toimunud siis segunemine veegalastega ja on nendest saanud Vega aviaanid. Ja on lüüraveegalased, mis iganes. Ja nende kehaehitus enam ei ole nii ässakas. Nad on kuidagi nagu siledamad, saledamad. Ja nende psüühilised anded veegalastel on tegelikult over the top. Nad on väga sellised sügavad tunnetajad, sügavad nägijad, väga intuitiivsed. Vega siis ehitab ennast ülesse, et uuesti ka jõuda sinna ülejäänud lüüraplaneete üles ehitama. Ja minu andmetel, vähemalt nii palju, kui ma tean, kui ma olen käinud missioonil, et oleme pannud selle seemne uuesti sinna lüürale, et seda üles ehitama hakata. Ja et seda taastada. Kui kaugel need protsessid on, seda ma ei tea, aga ma tean, et seal see ülesehitus käib väga tublisti ja taastatakse kõike, mida taastada seal annab. Miks on lüüralased olulised? Või miks on, kui sa tunned lüüraga ühendust, siis miks on sinu kehastus või päritolu praegu hästi oluline on see, et sa kannad algkoodi. Sa päriselt kannad universumi algkoodi, kust kõik alguse sai. Ja läbi nende algkoodide me loomegi uut. Sest kuskilt peab ju tulema see muster, läbi mille luua uut. Tühjusest ei saa luua uut. Me saame luua uut läbi vanade algkoodide. Ja lüüralased seda kannavad, seda teavad, seda mäletavad universumit, mäletavad katastroofe, mitte ainult, mäletavad ka seda, kuidas tervendada, kuidas harmooniat luua, kuidas ühenduda, kuidas elada loodusega ühes rütmis. Ja minu kannalduste, minu tunnetuse põhjal Lemuria ja lüüra on üsna sarnased. Nii oma looduse, oma elustiili poolest. Kuigi olendite välimus ei ole väga sarnane, siis just see elustiil, see vibe ja see loodus on üsna sarnased. Vot nii. Kas ma sain kõik olulise lüüra kohta öeldud? Kas siit tahab veel midagi läbi tulla? Tahab siit sõnum läbi tulla, selle jaoks ma olin ka valmis. Aga midagi faktilist. Tundub, et praegu mitte. Ühesõnaga, juba mul mingi sõnum siin hakkab voolama. Ühesõnaga, tänapäeval enam nii väga palju lüüralasi planeedile Maa ei kehastu, sest pole enam vajalik, nad ütlevad, aga pigem siin domineerivad juba teised rassid, aga need, kes on siia kehastunud, siis nende võimuses või nende potentsiaal on hakata mäletama neid universumi algkoode, universumi ajalugu ja
Te ei ole mitte lihtsalt täheseemned, vaid te olete uue elu seemned, mis aitavad sütitada, aitavad edasi kanda ja edasi luua seda praegust elu ja olu, mida inimesed planeedil Maa elavad, et kollektiiv saaks tõusta. Sinu iidsed mälestused, sinu iidsed oskused, sa ei pea neid otsima kuskilt väljaspoolt, sa ei pea minema kehast välja rännakutele, tuleta enda keha sees need meelde, sest need koodid on sinu sees olemas. Ära alahinda maaema tähtsust selles, sest läbi maaema ühenduse avanevad ka sinus koodid, sest maaema aitab sind maandada oma kehasse. Ja mida rohkem sa oled maandunud oma kehasse, seda rohkem avanevad sinus koodid, lüürakoodid, lüüravalguskoodid, mis aitavad sul kanda edasi tarkust kollektiivile kui ka iseendale, aitamaks iseennast oma protsessides edasi. Ära alahinda enda väärtust kollektiivi tõusuprotsessis. Te olete kõik olulised osad, te olete kõik olulised lülid ja teid on rohkem, kui te arvate. Kuigi, nagu ma ütlesime, et lüüralasi kehastub planeedile Maa aina vähem, sest ei ole enam vajadust, siis ikkagi teid on rohkem, kui te arvate. Ja teie vahel on nähtamatu ühendus. Ja õigel hetkel te leiate ka planeedil Maa oma hingepere üles, kes on kehastunud lüüral. Sa ei pea keskenduma sellele, et leida kosmiline hingepere üles, vaid sinu hingepere eksisteerib ka siin planeedil Maa, aga nemad on kehastunud siia. Mida rohkem sa näitad oma autentset energiat, seda kergemini sa nad üles leiad, sest siis saab energia resoneeruda. Läbi maskide energia ei resoneeru. Astu välja oma kookonist ja hakka tunnistama seda, et su kodu on mitmel erineval planeedil, kaasa arvatud siin. Ja sa oled multidimensionaalne. Sa ei ole ainult see füüsiline kehastus. See on hirmutav, aga võta see vastu. Sinu mõistuse tasand ei pruugi sellest praegu aru saada, aga su hing juba nagunii teab. Ja hakka kuulama oma hinge, hakka kuulama, mida su süda räägib selle kohta, hakka seda usaldama. Need teadmised ei avane sul üleöö ja me ei saagi sulle neid teadmisi omalt poolt edastada kiirusega ega üleöö, sest närvisüsteem ei pruugi vastu pidada ja sinu mõistuse tasand ei pruugi kohe kõigest aru saada ja sellepärast me edastamegi kõike tasahaaval. Aga sinul peab olema ka valmidus. Mida rohkem sa iseenda hinge ja oma hinge arenguga tegeled, seda rohkem saame meie sulle avaldada. Ja seda rohkem avaneb sinus. Need kosmilised teadmised on sinus endas olemas. Meie lihtsalt aitame neid toetada ja vajadusel aitame sinul neid aktiveerida. Nad asutavad ka päikesepõimikule. Mul on peast praegu pühitud, mis see päikesepõimik üldse teeb. Päikesepõimik on see, mida me keergame välja. See, kuidas ja kas me julgeme ennast teostada üldse ja maailmale näidata. Nii. Kas ma peaksin ka lõpetuseks kaardi tõmbama meile täheseemnetele sõnumiks? Praegu see sõnum, mida siin ma ette lugesin, ma tundsin väga tugevalt, kuidas ma kanaldasin selle läbi oma lüüra isa. Ta näeb nii kuninglik välja nagu mingisugune lõvikuningas.
Ühesõnaga, ma tõmban meile... Ma taro praegu ei tõmba. Mul siin pihus, keda huvitas, mul oli seleniidikese pihukristall. Hea silitada teinekord. Ma võtan siit kuldajastu kaardid. Autor Isi Aivi on need teinud väga kosmiliseks. Ja tõmban tähehingedele sõnumi. Tänase teema lõpetuseks. Mulle meeldib jutustada, ma vaatan, juba see video on päris pikaks läinud. Nõnda. Väga paljudel, mul tuleb siit veel sõnum läbi, väga paljudel lüüra tähehingede jaoks on see katastroofi mälestus karma läbiminemise koht. See ei ole see, mida enda hinges jätkuvalt kanda ja selle hirmus elada, vaid see on see koht, millest läbi minna ja mis hirmust nii-öelda meie mõistes üle saada. See omakorda aitab vabastada selle hinge aspekti, kes on kogenud seda lüürakatastroofi, oma rahvast ja oma kodust ilmajäämist. Et selle mälestusega silmitsi seismine vabastab sinu hinge aspekti, kes on seda kogenud ja sellest kinni olnud. Et ära hoia seda lihtsalt mälestusena, vaid tule sellest läbi, võta see vastu, võta see lugu endasse, anna sellele ruum, see oli midagi, mis sinuga mingisuguses kehastuses kunagi juhtus, teadvusta seda ja anna sellele ruum ja võta teadmiseks, et see on sündmus, mis on läbi, mis ei defineeri enam sind ja mis ei määra enam sinu tänast päeva, tänast reaalsust ega ka tulevikku. Lase sellest karmast lahti. Läbi selle, et sina sellest karmast lahti lased, saab sinu hinge aspekt ka vabastuse. Ja saab sellest mälestusest vabaks, saad sina sellest valusast mälestusest vabaks, kuigi minus, nagu näha, tekitas ikka veel emotsiooni, aga ma ei tunne, et ma kannan seda enam kivina oma südames. Et selles mõttes ma olen selle enda jaoks läbi töötanud. Nii, sõnum tähehingedele praegusesse hetkesse. Celebration, väga ilus. Tarosüsteemis on ta siis sauade 4. Ma võtan selle raamatu siin appi, vaatame need märksõnad, mida autor on sellega mõelnud. Aga celebration on koduenergia. Või tähendab, sauade 4 on koduenergia. See on tähistamise energia, nagu nimi ütleb. Ja see on üldse selline väga nagu maandatud, aga õnneliku energiaga kaart. On aeg pühitseda oma milestones ehk siis oma teekonda, oma takistust rada siis nii-öelda, kust sa tulnud oled. Et kogu oma armsamad, oma lähedased ümber enda, tähista koos nendega. Jaga neile tänu toetuse eest ja tähista seda, mis on saavutatud. Kogu oma lähedased enda ümber. Palun väga, millest me räägime siin oma spirituaalsest tiimist, hingeperest, täheperest, eks ole. Kogu nad enda ümber kas või energeetiliselt. Saada see kutse välja. Hei, ma olen siin, ma olen valmis teiega kontakti looma. Ja las see ajapikku hakkab kulgema. Lõõgasta ja naudi iseennast. Luba endal
avaneda selles õnnistatud hetkel koos oma armsamate ja lähedastega. See kaart representeerib sisemist harmooniat, tasakaalu ja õnnelikku kodust elu. Kodu ei pea olema füüsiline, eks ole, kodu on siin. Mida ma tahtsin teile rääkida, oluline punkt. Issand, kui pikaks video läheb. Miks me tunneme tähehingedena kodu igatsust? Sest me oleme eraldunud oma südamest. Kui me oleme elanud erinevatel tähesüsteemidel, meil on hästi sügav ühendus algallikaga, sellega, kus me tuleme, ja see tekitab kodutunde. Vahet ei ole, kus me resideerume. Meil on ühendus algallikaga, meil on ühendus Jumalaga, see tähendab, et meil on olemas kodutunne. Kui me kehastume siia, siis nullmälu. Ainus, mis meil on see kummaline koduigatsus, ja see koduigatsus peegeldab seda, et meil ei ole ühendust oma südamega, Jumalaga, algallikaga. Ja selleks, et kodutunnetust taastada, tulebki ärgata iseendasse, maanduda iseendasse, taastada ühendus algallikaga ja Jumalaga. Kes nimetab algallikaks, kes nimetab Jumalaks, mõni nimetab neid 2 erinevat asja 2 erinevaks asjaks. Minu jaoks on algallikas see Jumal ja ütlengi kogu aeg, pigem algallikas. Nii et mida sügavamalt sa taastad ühendust iseendaga, seda vähem valusamaks see koduigatsus muutub, sest sina ise oled iseenda kodu ja sinu hinge kodu on sinu südames. Ja läbi selle avanevad ka ühendused sinu hingeperega. Vot, kõige olulisem sõnum siin täna, ma arvan, üldse. Jah, seega kodukaart sauade 4-ga on tähistamise kaart. Tähista seda, kuhu sa oled oma teekonnal jõudnud. Tähista seda, et sa oled endast teadvustanud, et sa oled teistsugune ja kuskilt mujalt. Isegi kui sul ei ole veel ühendust, sa oled juba jõudnud sinnani, et sa oled hakanud aru saama, et midagi on teistmoodi, eks ole. See on suur samm, ära alahinda seda. Sest kui me ilma selle teadvustamiseta ei hakka järgmised sammud toimuma, meil on vaja teadvustada, et okei, ma olen teistmoodi, ma olen kuskilt mujalt. Ma otsin midagi kuskilt, oma päris kodu, oma hingepere, mis iganes. Kui sa juba selle teadvustamiseni oled jõudnud, siis sa hakkad leidma seda kodutunnet ka. Mis on siin? Eks ole, oma päris kodu. Mis on siin? Nõnda. Ma loodan, et sul oli huvitav kuulamine ja endiselt ootan sinu küsimusi, sinu lugusid, sinu kogemusi, sinu kas või unenägusid, kus sa oled rännanud. Ma tahaksin neid siin ette lugeda. Küsimustele vastan ka siin läbi video, nii et ära karda küsida, ära karda mulle jagada, sest sinu lugu ei ole liiga imelik, come on, vaadake mind, eks ole. Nii et jah, ma loodan, et ma inspireerisin sind, ma loodan, et oli sulle huvitav ja äratav, nii et järgmise neljapäevani selle teema osas. Järgmise neljapäevani. Ole tubli ja tšau!